Tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Nagu te nägite, räägime täna õhtul Ladina-Ameerikast ja täpsemalt narkokaubandusest, narkokaubitsejatest, jõukudest ja kuritegevusest. Minuga on siin Diego Batistessa ja uus tulija Francesco Guerra. Francesco, kuna sa oled kanalil uus, siis kui soovid, võid end tutvustada ja natuke rääkida, millega tegeled. Jah, mina tegelen peamiselt Brasiiliaga, narkootikumide salakaubaveoga, mis puudutab eelkõige Brasiiliat ja Itaaliat. Ja olen sellega tegelenud juba mitu aastat. Esimese pealinna komandost, mis oleks see organisatsioon, mis pärineb Sao Paulost ja mis on nüüdseks rahvusvahelisel tasandil kanda kinnitanud. Sao Paulo prokuratuuri andmetel tegutseb PSS 24 riigis, nii et sellest on sisuliselt saanud narkootikumide organisatsioon. Sellest on saanud maffialaadse stiiliga organisatsioon, nagu sageli ütleb ka prokurör Lincoln Katsia. Olen Rooma Amistadese uurimiskeskuse analüütik ja Kitotsi liige, mis on ülemaailmne algatus organiseeritud kuritegevuse vastu. Teen ülikoolis teadustööd, nüütuks iseseisvalt pärast 5-aastast järeldoktorantuuri Goiás föderaalses ülikoolis ajaloo alal. See ongi kõik. Olen kirjutanud raamatu Brasiiliast ja Ladina-Ameerikast. Seejärel on see poliitika, ebaõigluse, narkokaubitsejate ja pandeemialood, kus sellel on väga suur roll. Küsimus pakkumisest, poliitilisest kasutamisest, õiglusest, aga räägitakse ka Rio de Janeiro paramilitaarsetest miilitsatest. Ühesõnaga, räägitakse paljudest huvitavatest asjadest, nii et kuulajatele soovitus, minge raamatupoodi, küsige seda ja ostke. Olgu, see oli tutvustus. Annan sõna Diegole. Tere õhtust kõigile. Mirko, aitäh veel kord kutse eest. Mul on hea meel täna õhtul seda ruumi jagada Francescoga, kellega tutvusin Brasiilias. Brasiilias saime tuttavaks erinevate koostööde kaudu. Ja pean ütlema, et on tõesti tore teda täna õhtul kuulata, sest Francesco on üks suurimaid eksperte, kindlasti suurim Brasiilia ekspert, kes meil Itaalias on. Lisaks sellele väga spetsiifilisele rõhule organisatsioonidele. Kriminaalsetele. Aitäh. Ja nagu ütles Francesco, on need nüüdseks juurdunud mitte ainult kogu piirkonnas, vaid neil on ka sidemeid väljaspool piirkonda. Hiljem räägib Francesco meile kindlasti ka koos eksisteerimisest, kontaktidest, mis neil on kriminaalstruktuuridega, mida me Itaalias kahjuks väga hästi tunneme. Aga kuna, nagu me enne rääkisime, on meil väga tähelepanelik publik. Põhjus, miks me täna õhtul räägime kriminaalgruppidest, narkokaubitsejatest, jõukudest, kes liigutavad narkootikume kogu piirkonnas. See on sellepärast, et me seisame tõenäoliselt silmitsi ühe kõige tormilisema ja vägivaldsema ajalooperioodiga viimastel aastatel Ladina-Ameerikas. Nii, nüüd oleme ette valmistanud paar slaidi, et saada sellest natukenegi aimu saada. Räägime ka turvatunde tajumisest Itaalias. Me ju teame, millist tüüpi uudiseid meedia kajastab. See on normaalne, ka mina olen ajakirjanik. Seega on normaalne, et ka Itaalia meedia kajastab teatud tüüpi uudiseid. Pidevalt uudiste saadetes, just siis, kui vaatame konkreetseid numbreid, andmeid, öeldakse hispaania keeles dato mata relato, mis tähendab, et faktid tapavad kallutatud narratiivi. Vaatame järgi, nagu näete, Itaalias on meil 100 000 elaniku kohta 0,55 mõrva. Need on mõrvade määrad Euroopas ehk siis 100 000 elaniku kohta. Nagu näete, on Läti riik, kus on kõige kõrgem mõrvade määr 3,57,
Vaadake, Itaalia on põhimõtteliselt, ma juba ütlesin seda, Mirko, ma juba ütlesin põhimõtteliselt. Itaalia on tagumises otsas. See tähendab, et me oleme alles pärast Šveitsi ja Norra, seega on meil üks Euroopa madalaimaid mõrvamäärasid. Ja nüüd vaatame edasi, Mirko, aga Ladina-Ameerika kohta, mis on, kui ma ei eksi, 2025 aasta infograafik, mis meil on, et korraks mõista suuri erinevusi. On veel üks, Mirko, need on maailma kõige ohtlikumad riigid ja näeme, esikümnes on 4, mis puudutavad Ladina-Ameerikat ja Kariibi mere piirkonda. Mehhiko, Ecuador, Brasiilia ja Haiti. Aga on küll, just. Need on Ladina-Ameerika riigid, kus on kõige rohkem mõrvu. Vaadake neid näitajaid, kas mäletate neid eelnevaid. Itaalia oli 0,55. Siin on Haiti, kus näitaja on 62. 62 oli Caracase näitaja Venezuela kriisi kõige hullematel hetkedel. Ecuador, millest me täna õhtul räägime, jõudis peaaegu 40 nii. Need on hirmu äratavad numbrid. Ja seda püüame mõista ka sel aastal. Jah, kui ma sind katkestan, aga mõtleme sellele, et Ecuador veel 10 aastat tagasi, ma ei tea täpset protsenti, aga ma võin kihla vedada, et kui see polnud pool, siis oli see sellele väga lähedal. Sest Ecuadoris on viimase 5-6 aasta jooksul toimunud eskalatsioon. Vähem, Francesco, sest mina elasin Ecuadoris aastatel 2013 kuni 2015 ja ma kogesin ise kogu selle kuritegevuse tõusu, ütleme nii. Muide, ma elasin, hiljem räägin teile ka mõningaid anekdoote otse Ecuadori ja Kolumbia piiril, nii et ma tunnen väga hästi neid narkokaubanduse marsruute, mis on osa ka kütusesalakaubaveost. Aga täpselt nagu sa ütlesid, Francesco, sellest räägime hiljem veel põhjalikumalt, aga Ecuador ei olnud nende edetabelite sees kuni üsna hiljutise ajani. Kes aga on nendest edetabelitest välja langenud ja te näete seda seal selles piirkonnas. Kesk-Ameerikas, just seal Guatemala lähedal, see hall riik Guatemala ja Costa Rica vahel on El Salvador, mis on täielikult edetabelitest välja langenud. Sellest räägime hiljem veel. El Salvador, Mara Salvatrucha või Mara 18 aegadel Kesk-Ameerika kõige surmavamad kuritegelikud grupeeringud. Need sündisid Ameerika Ühendriikide suurmaaomanike valdustes ja viidi seejärel väljasaatmistega Kesk-Ameerikasse, El Salvadori ja teistesse riikidesse. Aga just seepärast ongi oluline rääkida narkokaubandusest, kuritegelikest jõukudest ja sellest, mis piirkonnas toimub. See on sellepärast, et nagu näeme, räägime andmetest, mis on hirmu äratavad just sotsiaalsel tasandil. Kui me siis läheme erinevatesse riikidesse, räägime olukordadest, mis meenutavad sõjasseene. Nii et sellest ka natuke Mirko Parabellum, eks. Paljud neist riikidest meenutavad sõjatandrit. Loomulikult selgitab Francesco seda hiljem palju paremini. Brasiilia on kontinendi riik. Nii et need andmed on muidugi ka keskmisedeks sellest, mis riigis sees toimub. See kuulus kolmnurk, mida me hiljem vaatame, on kindlasti kõrgem. Ei, huvitav on see, kuidas seda tajutakse, sest kui sa loed meie ajalehti, saad sa mulje, et on mingi hädaolukord, turvalisuse probleemid ja nii edasi. Tegelikult oleme me Euroopa madalaimate seas. Keskmine on 0,9, meie oleme peaaegu poole peal, 0,55. Aga et teile aimu anda, kui keegi arvab, et Itaalias on turvalisuse kriis, tehke ise arvutused, see oli 0,55. Näiteks, ma ei tea, Uruguay on 20 korda kõrgem. Mida peetakse 60. riigiks? See on 64 korda rohkem, 62. See oleks 124 korda rohkem. Uruguay on eelkõige riik, Lõuna-Ameerika Šveits. Ühesõnaga riik, kuhu organiseeritud kuritegevus jõudis üsna hiljuti. Ja igal juhul jõudis sinna peamiselt rahapesu vormis ja narkokaubanduses ära kasutatava marsruudina. Aga mida ma tahtsin öelda on see, et neid andmeid tuleb veidi kalibreerida, sest toon ühe näite Paraguay.
12,9% näitaja on selline, mida tuleb natuke konteksti panna. Paraguay on tegelikult riik, kus on väga kõrged vägivallatasemed piirialadel, eriti Brasiiliaga piirnevatel aladel, eriti Noinemeste maismaa piiril. Seega räägime Pedro Juan Caballerost, räägime ka kolmikpiirist, seega Ciudad del Estest. Ütlen seda portugali keeles, aga see on arusaadav. Seega on piirialad Paraguay Achilleuse kand, sest ajalooliselt on seal palgamõrvad väga levinud ja need on seetõttu väga ohtlikud piirkonnad. Sellele tuleb lisada veel see, et alates Rafati mõrvast 2016 aastal on PSS sisuliselt võimu enda kätte haaranud. Ütleme nii, et see on muutunud, see on Paraguay's hegemoonia saavutanud. Paraguay kriminaalne ajalugu oli teistsugune, see oli lugu kriminaalsetest perekondadest, kes olid seotud narkokaubandusega, eriti piiriäärsetest perekondadest. Just seal oli Giorgio Rafat, seal oli Kervis Pavalo, seal oli veel üks suur perekond Name, Fuad, need suured perekonnad, kelle PSS troonilt tõukas. Minu teada on praegu ainus tugev klann Paraguay's Mota perekond, mis on veel alles jäänud. Aga vabandust, Francesco, kas EPP on ikka veel tegev? Paraguay rahvaarmee. Aga kui ma ei eksi, siis ainult teatud piirkondades, ainult mõnes kindlas piirkonnas. Ja tõepoolest nende tegevus on palju väiksem kui mõned aastad tagasi, see loodi 2008 aastal, aga ma arvan, et nende tegevus on vähenenud. Me räägime ühest viimastest sissiliikumistest Ladina-Ameerikas, mis on väga vähe tuntud, Paraguay rahvaarmee ehk EPP. Aga Francesco, sina tead sellest kindlasti rohkem. Nii, EPP tegevus hakkas hääbuma pärast seda, kui paljud Villalba perekonna liikmed kas tapeti või arreteeriti. See oli perekond, kellel oli omamoodi dünastia ja kellel oli palju esindajaid Paraguay rahvaarmees. See on sissiliikumine, mis on hiljuti taas tähelepanu keskmesse tõusnud, sest ma nägin just viimastel kuudel, et Paraguay's hakati taas EPP-st rääkima. Kuid nüüdseks on nende tegevus väga nõrk ja igal juhul riskivad ka nemad sattuda tugevamate kuritegelike rühmituste mõju alla. Näiteks kellest juba 2019. ja 2020. aastal räägiti seostest PSI ja Paraguay rahvaarmee vahel. Francesco, ma tahtsin teha sammu tagasi. Sa seletad mulle, miks hoolimata sellest, et Lõuna-Ameerika mannerel elab vaid 8% maailma elanikkonnast, toimub seal 1/3 maailma mõrvadest. Ja me ei räägi ju sõjatsoonist. Mis on need sügavad juured? Sellest, mida me aru saame, on seal palju perekondi, seega on need organisatsioonid perekondliku ülesehitusega. Natuke nagu Ristiisa filmis, umbes nagu Itaalia perekonnad. Ei, ma tooksin välja ainult 2 asja, Francesco, siis annan sulle vaba voli. Ma ütlen ainult tohutu juurdepääs relvadele, mis pärinevad varasematest konfliktidest, näiteks Kesk-Ameerikast või kui räägime Mehhikost, siis pidev relvade voog Ameerika Ühendriikidest, sest Ladina-Ameerikas relvi ei toodeta. Relvi toodetakse Ameerika Ühendriikides, paranda mind, kui ma eksin, Francesco, seal on suur tootmine, näiteks padrunite. Brasiilias aga jõuavad ründerelvad, nagu need, mida näiteks Mehhiko kartellid kasutavad, peaaegu kõik Ameerika Ühendriikidest. Ja siis meie, vaadates asja Itaalia vaatepunktist, ei ole harjunud nende riikide mõõtmetega ega mõnede piirkondade läbimatusega. Seega on tõepoolest olemas kriminaalrümmituste ja sisside võimekus, mis mõnel juhul, nagu hiljem näeme näiteks Kolumbia puhul,
Nad kasutavad meetodeid ja elatusvahendeid, mis vaevalt erinevad neist, mida kasutavad kuritegelikud rühmitused, keda me väga hästi tunneme. Seega ütleksin kindlasti, et paljude territooriumide läbimatus ja väga lihtne juurdepääs relvadele on olulised tegurid. Siis muidugi võime lisada korruptsiooni, karistamatuse ja palju muid tegureid. Aga nüüd annan korraks sõna ka Francescole, kellel on kindlasti veel midagi lisada. Ma kõigepealt tahaksin selgelt vahet teha, sest kui räägime hispaaniakeelsest Lõuna-Ameerikast, siis on meil tegemist omaette ajaloolise taustaga. Kui räägime Lõuna-Ameerikast, pidades silmas Brasiiliat, siis seisame silmitsi hoopis teistsuguse ajalooga. Näiteks on kaudilism hispaaniakeelse Ameerika ajaloolis-poliitiline tunnus, kuid see ei ole sugugi Brasiilia ajaloolis-poliitiline tunnus, kus selle asemel on hoopis kolonialism. Ja kolonialismist tuleneb terve rida tagajärgi, mis seostuvad sellega, mida sina ütlesid, Mirko. See tähendab, et Brasiilia alad on väga sageli jagatud perekondade, hegemooniliste perekondade vahel, kes nad on oma hegemooniat kasutanud. Võtame näiteks Collado perekonna osariigis, kus ma ise 5 aastat elasin, Goiás osariigis. Collado perekond on ajalooliselt oma hegemooniat kasutanud tihti ka äärmiselt vägivaldsete meetoditega. Need on riigid, kus näiteks Brasiilias oli keskvalitsus kaugel, nii et need koroonelid täitsid tegelikult riigi rolli, riigi asemel ja tihti läksid nad vastuollu riigi enda seadustega. Ehk siis sageli kehtestasid nad ise oma seadused. See seletab ka, miks me Brasiilia puhul räägime lawfare'ist ehk siis õiguse mõistmise poliitilisest kasutamisest. Sest paljudes piirkondades meil oli koronel ehk siis mõisahärra, kes valitses seda konkreetset piirkonda. Meil oli kohtunik ja meil oli preester. Need olidki hegemoonilised tegelased. See seletab, miks näiteks Lavallato juhtumi puhul oli meil õiguse mõistmise hullus, mis kestis aastaid. Vähemalt aastatel 2014 kuni 2018 või 2019 ja isegi 2020, sest näiteks Lulaga seotud protsesside läbivaatamiseni jõudmiseks kulus samuti aega. Nii et kust pärineb vägivald? See tuleneb sellest, et alade haldamine on äärmiselt keeruline, paljudesse kohtadesse ei pääse ligi ja seal kujunevadki välja need spetsiifilised tingimused, kus kriminaalsed tegelased, kes sageli saavad hiljem ka legitiimse staatuse nii poliitilise võimu kui ka kohtuvõimu poolt õigustatuna või kaitstuna, saavad kanda kinnitada. Hakkame siis riigiti seletama, nii saame ka slaide jälgida. Alustame Boliiviast, kuna räägiti raskesti läbitavatest ja üsna keerulise ligipääsuga paikadest. Muide, annan ka paar filmisoovitust, kui soovite nende maailmade kohta aimu saada. Üks neist on Inglite linn, üsna karm film. Teine on Poppe eliitvägi. Kui sooviti midagi lõbusamat, mis samas annab hea ülevaate relvavaubandusest, on olemas üks film Tom Cruise'iga, kus ta mängib lennukipilooti, kes lõpuks hakkab tööle ühe kartelli heaks. Ja natuke oli ta CIA agent, natuke teenis lisaraha, tehes sõite Story Amico nimel. Tõesti sündinud lugu. Täiesti tõesti sündinud lugu muide. Täiesti sündinud lugu. See tuli mulle meelde, sest ma nägin lennukit ja kohe tuli mulle tema meelde, kes lendas üle selle metsa, selle rajaga ja nii edasi. Nii et ta töötas natuke CIA heaks. Ja natuke tegeles ta narkootikumidega, mingil hetkel oli tal praktiliselt oma enda lennukipark. See näitab, kui lihtne on neid asju teha. Palun, alustame Boliiviast. Aga Boliivia puhul on kõigepealt oluline see, et tegemist on ühega
3 kokalehe tootjariigist. Alustame siis sellest faktist. Boliivia toodab toorainet, mida siis, nagu öeldakse, küpsetatakse ja sellest saab see narkootiline aine, mille nime ei tohi mainida. Muidu YouTube'i karistab meid. Aitäh, seega on Boliivia oluline sõlmpunkt. Boliivial on peamiselt põllumajandusega seotud ajalugu, üsna pikk ajalugu, mis on seotud teatud perekondadega. Kuigi näiteks üks Pablo Escobari suurtest tarnijatest oli Suarez, just nimelt boliivialane Boliivia narkoparun, keda kutsuti kokaiinikuningaks. Et mitte öelda seda sõna, mida ei tohi öelda, et öelda seda sõna, mida ei tohi öelda. Ja Boliivia on praegu suures osas hegemoonia all, näiteks PSC, Brasiilia kriminaalorganisatsiooni käes, kelle paljud liikmed asuvad nüüd Boliivias ja koordineerivad sealt kaudu oma tegevust. Kuni siis, ütleme, Boliiviast jõutakse peamiselt Santose sadamasse, aga ka teistesse Brasiilia sadamatesse. Ja siis toimetada narkootiline aine Euroopasse. Boliivia on alati olnud üks neist, kokapõllud Boliivias on alati olnud väga olulised, täpselt nagu Peruuski. Kolumbial on selles mõttes kokapõldude osas uuem ajalugu. Aitäh! Nendel piltidel on näha 2 suurt piirkonda. Cochabamba, troopika ja piirkond metsad La Pazi ümbruses. Tegelikult toimib Boliivia hetkel riigina, mis on tugevalt seotud narkootikumide salakaubandusega, eriti just organisatsioonide puhul, mis ei ole Boliiviast pärit. PSS, Comando Vermelho, mis puudutab Francescot. Aga miks on teiste riikide nagu Brasiilia organisatsioonid otsustanud kolida Boliiviasse? Kas riigi nõrkus, juurdepääsu raskused? Sest siin on neil rohkem lennujaamu kui American Airlinesil. Et sellele küsimusele vastamiseks tuleb kõigepealt vaadata, mis on Primero Comandoda kapital ja mis on PSS. PSS on täiesti spetsiifiline, täiesti eriline kuritegelik organisatsioon. See sündis 30. augustil 1983 Taubate vanglas Sao Paulo osariigis. 93, me oleme aastal 2026, see sündis 8 vangist. Ma ütleksin, et 98% Brasiilia kuritegelikest organisatsioonidest sünnib vanglates, mitte tänavatel. See on esimene väga suur eripära. Praktiliselt kõik välja arvatud Rio de Janeiro paramilitaarsed miilitsad, millel on teistsugune ajalugu. PSS on veidi enam kui 30 aastaga muutunud vanglaorganisatsioonist rahvusvaheliseks narkokaubandusega tegelevaks organisatsiooniks. Ja PSS põhineb oma liikmete peaaegu maniakaalsel, võiks öelda, põhikirja järgimisel. Lisaks on neil terve armee niinimetatud kaaslasi ja inimesi, kes teevad organisatsiooniga erineval moel koostööd. Nii et PSS ütles mingil hetkel, miks ma peaksin neid narkootikumide koguseid teistelt võtma. Ma lähen koloniseerin Boliivia, kõrvaldan George Rafati Brasiilia ja Paraguay piiril
ning saan ise peamiseks tegutsejaks. See tähendab, et ma haldan kogu ahela, sest neil on narkokaubandusest äriline väga ettevõtlik nägemus. Kui ma rääkisin mõnega neist see organisatsioon, mis neil on, paneb imestama. Nii et nad lihtsalt ütlesid, me läheme teeme endale teed riikidesse, kus ei ole kohalikke kuritegelikke jõude, kellel oleks teatud tähtsus või mõju. On selge, et PSS ei läinud Mehhikosse, vaid läks riikidesse, kuhu ta teadis, et suudab tungida. Kui nad läksid Mehhikosse, tulid nad tagasi jalad ees, nagu Roomas öeldakse. Vähemalt oleks puhkenud tohutute mõõtmetega seda narkokaubanduse maailmas, aga selle asemel Francesco... Sest mul on veel üks küsimus, mis minu arvates on huvitav. Aga kui seal kasvatatakse nii hästi, siis miks ei ole seal sees tekkinud gruppi, kes oleks võimu haaranud ja seda ära kasutanud? Kas nad ei jõudnud selle peale? Või olid nad rohkem killustunud ja siis tuli keegi suurem, kurjem ja paremini organiseeritud? Kui see on ideaalne koht, siis miks ei tekkinud seal iseenesest mingit gruppi? See on üks ideaalseid kohti kokalehe kasvatamiseks. Kordan, meil on Peruu, meil on Kolumbia, meil on Boliivia. Boliivia koka on kindlasti koos Kolumbia omaga see, mis säilitab kõige kõrgema puhtusastme. Tegelikult see, mis jõuab Euroopasse, see, mida PSS saadab Euroopasse, on Boliivia koka, mitte Peruu koka, ainult Boliivia koka. Nii, kes on ostjad, Francesco? Süsteem töötab väga keerulisel viisil, sest PSS hangib toote kasvatajatelt ja siis on laborid laiali igal pool. Näiteks leidub laboreid ka Brasiilias. Seejärel, kui toode on valmis tehtud, kui päts on valmis, kasutab PSS erinevaid sadamaid, Santose sadamat, Yatai sadamat, sadamaid Paraná osariigis, sadamaid Brasiilia põhjaosas. Isegi Rio de Janeiro sadam ise, kuigi Rio de Janeiro on peamiselt kasvataja käes, kes on PSS-i vaenlane. Aga sellel tasemel leitakse kokkulepped. Aitäh! Seejärel saadetakse narkootilise aine koorem kas otse Euroopasse või nagu sagedamini juhtub, on olemas vahepunktid, eriti Lääne-Aafrikas. Seejärel liigub see Lääne-Aafrikasse ja siis edasi Euroopa sadamatesse. Logistika küsimus, sest mina tegelen ka sellega. Viimane asi, et sellest kaubanduse teemast aru saada, tänane PSS ei oleks täna sellisel kujul rahvusvahelise kuritegevuse mõttes. Ndrangheta oli PSS-i puhul hõlbustav tegur. Kokku said kaks vajadust. Ndrangheta vajadus omada tugevat partnerit kokaiini kaubanduses Lõuna-Ameerikas ja PSS-i vajadus järgmisele tasemele tõusta ja liikuda põhiliselt Sao Paulos baseeruvast kuritegelikust organisatsioonist rahvusvaheliseks kuritegelikuks organisatsiooniks või nagu ütleb Lincoln Gaccia, Sao Paulo PSS vastase üksuse prokurör, maffia organisatsiooniks. See on osa loost, puhas ja karm narkokaubandus. Teine osa loost, mis üha enam esile kerkib, on küsimus narkokaubandusega teenitud rahapesust. Ärgem unustagem, et PSS on juba aastaid teeninud dollareid ja eurosid ehk tugevaid valuutasid,
mis Brasiilias on 5-6 korda väärtuslikumad kui kohalik raha. Meil on Brasiilias praegu tohutu probleem, nimelt BSS-i massiline infiltreerumine majanduse seaduslikesse valdkondadesse. Ja see on tõesti asi, mis tõesti kõik praktiliselt. Sa küsid seda logistilisest vaatenurgast marsruutide kohta, eks? Miks vaeva näha kogu Brasiiliast läbiminemisega, kui nad võiksid valida lühema marsruudi ja minna teiselt poolt? Sest teiselt poolt. Vabandust. Lihtsalt vastuseks sellele Mirko asjale ainult üks asi. Enne ütlesid, et miks nad ei sündinud Boliivias, eks. Boliivias ei ole sadamaid. Boliivia on üks väheseid Lõuna-Ameerika riike, millel ei ole sadamaid. Ja tegelikult isegi kui saab kasutada veeteid, isegi kui saab kasutada, see oli Barry Seal, kellest ma enne rääkisin, keda Tom Cruise keastas. Isegi kui saab kasutada veeteid, isegi kui saab kasutada, on vaja sadamaid. Tegelikult, kui me hiljem räägime Ecuadorist, näeme Guayaquili sadamat. Riik ilma sadamateta, mis puudutab suuremahulise narkokaubanduse arendamist, on kindlasti halvemal positsioonil. Ja siis kindlasti Boliivia. Pärast Evo Moralese ajastut, mis oli oluline poliitilise stabiilsuse periood, on riik olnud vähemalt 5 aastat väga keerulises territoriaalse killustatuse olukorras. Muide, vaid mõned päevad tagasi, kindlasti olete uudist näinud, arreteeriti ta Santa Cruz de la Sierras, nii et me oleme idapiiril, kus arreteeriti oluline Uruguay narkokaubitseja Primer Comando Uruguayo rühmitusest Marseille. Praegu ei mäleta ma tema nime, ta nimi on Marseille, aga täpselt nime ei mäleta. Sebastien Marseille. Nii et need on olulised asjaolud. Siis veel üks asi, sest ma tean, et nii Mirko kui ka publikule meeldivad sellised põnevad detailid. Mainisime Peruud, võib-olla täna me Peruule väga palju ei keskendu, kuigi need on riigid, kus kasvatatakse rohkem põhilisi koostisosi. Et siis teha kogu see protsess, mida me teame, et toodet valmistada. Just Peruus sündis see sõna, soprattutto narcoterrorismi. 80-ndatel oli Pelao de Terri see, kes leiutas narkoterrorismi. Siis narkoriik, narkoterrorism. Ladina-Ameerikas on siis erinevaid lähenemisi narkole. Ja siis veel üks oluline asi, sest kui me räägime Peruust ja Boliiviast eriti, siis Kolumbia on samuti tootnud Peruud ja Boliiviat. Me peame meeles pidama, et kokalehed on põlisrahvaste jaoks muistne element. See tähendab, et kokataim. Iseenesest ei ole see taim kahjulik ega mürgine ega põhjusta taimestiku seisukohalt mingit probleemi. See on Lõuna-Ameerikale omane taim, mis kasvab seal looduslikult. Ma mäletan, kui rääkida anekdootidest, et kui ma esimest korda jõudsin selle organisatsiooni kontorisse, ma ei saa öelda millisesse, kus ma Ecuadoris töötasin. Lisaks sellele, et aias oli palju kilkonni, oli laua ees, kus me videot tegime, tohutu kokapuu. Ja see Diegol on kokataim. Miks meil on kontoris kokataim, kas te ei saa aru? Mulle öeldi, ei, vaata, kokapuu on tavaline puu, siin kasutatakse lehti muide kõrguse tõttu, sest Ladina-Ameerikas, Peruus, Boliivias räägitakse tohututest kõrgustest. Seal on linnu, mis on ehitatud 3800-4000 meetri kõrgusele. Nii et kui sa nendesse lennujaamadesse jõuad, on üks esimesi asju, mida sulle pakutakse kokatee, sest see aitab kõrgusega kohaneda. Näiteks San Franciscos süüakse kokalehti, neid söövad ka need, kes töötavad kaevandustes, nad söövad neid lehtede pärast. Kohalikud elanikud kippusid närima kokalehti. Jah, see on tõsi. Nad närivad seda eriti näiteks, kui mõtleme Boliiviale kaevandustele, mida Hispaania konkistadoorid on väga palju aastaid ekspluateerinud, kasutades põlisrahvaste tööjõudu. Et nälga peletada ja väsimust vähendunda, näritakse tundide kaupa kokalehti.
Ühesõnaga, Lõuna-Ameerikas on koka kui endeemiline taim alati olemas olnud. Järgmine protsess on toimunud viimase 40 aasta jooksul. Tahtsin sult midagi küsida, Diego. See organisatsioon, see on kaart, mis näitab tema kohalolekut maailmas. Need kohalolekud tähendavad sidemeid kohalike organisatsioonidega. Või on neil ka füüsiliselt oma esindajad, kes ütleme nii, jälgivad, et kõik sujuks. Sest ma näen näiteks ka Jaapanit. Kui me räägime BSC-st, siis jätan vastamise Francescole, sest nagu Francesco ütles, BSC on väga eriline. See ei ole organisatsioon. Me ei saa öelda Medellini kartell, ma jätan ühe põlvkonna BSC-ga vahele. Ei. BSC toimib väga spetsiifilise loogika ja dünaamika järgi. Seega, Francesco, ma ei julge vastata ja annan sulle hea meelega sõna. Võtame need pildid teatava reservatsiooniga, aga jah, kui räägitakse 28 riigist, kus BSC on esindatud, tähendab see 28 riiki, kus BSC liikmed täidavad organisatsiooni heaks erinevaid ülesandeid. Need võivad olla logistilised ülesanded, mis on seotud narkootikumide saadetistega, mis saabuvad, aga need võivad olla ka, nagu on viimastel aastatel juhtunud näiteks Portugalis, ülesanded, mis on seotud, nagu ma ütlesin, rahapesuga seotud ülesanded. Sest BSC teab hästi, et mõrv Brasiilias ei tekita sama suurt kõmu, ütleme nii, kui mõrv Hispaanias või mõrv Portugalis. Seega on Euroopa praegu BSC jaoks logistiline sihtpunkt. Ja üks punkt, väärtuslik koht, mis puudutab narkokaubandusest saadud rahapesu. Jah, Sebastian Marseille on tegelikult omapärane tegelane, ta on huvitav isik, ta on isik, kes on väga palju kasutanud ära ulatuslikku kaitset, mis tal oli Boliivia valitsusringkondades. Ma mõtlen just ministreid, kes teda kaitsesid ja kes kasutas ära Evo Moralese õnnetut otsust, kui ma ei eksi, siis 2019. aastal DEA riigist välja saata. Pole juhus, et uus president lubas DEA taas Boliiviasse ja maagiliselt mõne kuu jooksul Martse arreteeriti. Eks te ise otsustage, kui suur juhus see oli. Poliitilised kaitsed kadusid, DEA töötab koha peal hästi. Ja tõepoolest, Martse arreteeriti hetkega, ta võeti kinni, saadeti Ameerika Ühendriikide vanglasse. Ta oli Lõuna-Ameerikas muutunud omamoodi tabamatuks müüdiks. Tegelikult polnud asjad sugugi nii. BSS on palju keerulisem, sest me räägime organisatsioonist, mis pole mitte ainult väga laialdase võrgustikuga, vaid ka põhikirjal põhinev, mille reegleid peavad järgima nii selle liikmed kui ka nende kaaslased. Sest vastasel juhul on oht sattuda kohtu alla enne kuriteo tribunalides. PSIL on organisatsioon, mis suures osas jäljendab riigi enda struktuuri. Nii et näiteks... Nad on saanud veidi inspiratsiooni ka meie maffiast. Nad panevad sind vannutama ja nii edasi, aga neil on omad reeglid. Siis ma vastan sulle, sest nende teemade kohta olen ma oma blogis latinoamericano.org palju kirjutanud. BSS asendas sisuliselt Itaalia kriminaalorganisatsioonides oleva veresidemega hirmauste vendade vahel, mis põhineb põhikirjal. Põhikiri on BSS-i põhiseadus, see on BSS-i Magna Carta. Seega on põhikiri jagatud punktideks
ja neid punkte tuleb kindlasti järgida. Vastasel juhul võib just nimelt sattuda kuritegelike tribunalide ette ja protsessid võivad lõppeda isegi surmaotsusega. Francesco, sa rääkisid enne mõrvadest, õigesti ütlesid. Need kuritegelikud organisatsioonid teavad väga hästi, millal nad liiguvad aladel, mis ei ole nende jaoks sobivad. Seega korruptsiooni ja karistamatuse alad, kus õiglus jõuab kohale hilja või ei jõua üldse. Ütleme nii, et nad mõtlevad 2 korda enne päästiku vajutamist, aga sina ja mina arutasime mõned aastad tagasi ühte juhtumit, mis raputas kogu piirkonda. Kas sa mäletad seda? Marcello Pecci, Paraguay peaprokurör, tapeti mesinädalatel Cartagenas, Kolumbias. Ja kui ma ei eksi, siis nende erinevate oletuste hulgas, mis tol ajal tehti, oli just see oletus, et see oli tõesti aset leidnud. Võib-olla, ma ei tea, kas esimest korda, aga tõenäoliselt üks väheseid kordi, kui me sellest aru saime. Erinevate kuritegelike rühmituste koostöö selle tippprokuröri tapmiseks, mis meenutab veidi ka meie kandi eesliinil tegutsevaid prokuröre ja kohtunikke. Ja, sa mainisid inimest, kes on mulle tõesti kallis, sest Marcello Pecci kohta olin kirjutanud artikleid, kiites seda, mida ta tegi. Kahjuks oli Marcello Pecci prokurör, kes oli jäetud oma pead ja keda ümbritses väga korrumpeerunud Paraguay prokuratuuri keskkond. Seega oli Marcello Pecci elav, liikuv sihtmärk ja kahjuks tapeti ta ära. Tegelikult ei ole Marcello Pecci puhul jõutud tugeva versioonini selle kohta, kes olid mõrva tellijad. Seega võis Marcello Pecci olla kindel. Ma ütlen sulle oma teadmiste põhjal Pecci juhtumi kohta, et see oli kuidas öelda, mitme kuritegeliku organisatsiooni ühine otsus. Arvestades, et ta kõrvaldati piirkonnas, kus PSC-l puudub kohalolek, kõrvaldati ta piirkonnas, kus samuti näiteks Sébastien Marseille, keda oli nimetatud võimalikuks mõrvatellijaks, ei olnud siin üldse kohal. Tal polnud siin mingit kohalolekut ei Kolumbias ega mujal. Seega oli kindlasti tegemist rahvusvahelise koordineerimisega erinevate isikute ja organisatsioonide vahel, kes kiitsid heaks Marcello Pecci kõrvaldamise. Ma tahan lihtsalt asju öelda, sest see Marcello Pecci juhtum ajab mind tõesti vihale. Marcello Pecci sai tuntuks, sest oli ainus, kes Paraguay's oma tööd tegi, ütleme nii. Ta oli ainus prokurör, kes astus Marseille'i PSC ning mõnede Paraguay kuritegelike perekondade salakaubandusel ette. Ja kahjuks juhtus temaga see, mis juhtus. Aga Marcello Pecci sattus sellisesse olukorda, sest ta jäeti üksi. Diego, palun selgita ka graafikuid, kui neid on, sest teie eeldasite, et me juba teame, aga mina tahtsin. Sest me alustasime kohe suure hooga Marcello Pecci teemal, aga ka selleks, et anda natuke tausta ja aidata mõista, et mõnikord on see tõesti nagu film. Ehk siis Marcello Pecci tapeti 2022 aasta 10. mail Kolumbias, aga mitte lihtsalt kuskil Kolumbias, vaid Cartagena de Indiases, mis on üks Kolumbia kõige turistlikumaid kohti. Ta oli mesinädalatel Paruu saarel, ehk siis kõige turistlikuma piirkonna, kõige turistlikumas kohas Kolumbias. Palgamõrvarid saabusid džetiga sellele rannale, kus tema oli. Nad tulid renditud džetiga, lasid ta maha selja ja kui ma ei eksi ka pea pihta ning lahkusid siis.
Seejärel algasid uurimised. Itaalias oleme näinud sarnaseid asju. Nad üritasid korraldada rünnaku rannamajale. See oli paat, mis oli sinna läinud. Nad olid sukeldujate abil pommi paigaldanud. Need on tehnikad, mida oleme ka Itaalias näinud. Aga see tähendab, et nad olid läbi kukkunud. Rünnakut Falcone vastu Ottauras, kas sa mõtled seda? Keegi andis talle juhiseid. Mis see graafik on? Liikmete arv enam-vähem piirkonniti. See on praktiliselt armee. Jah, aga mulle tundub, et see on natuke vana, aga jah. Minu arvates on üks väga hea küsimus Francescole. Kas PCC-s eksisteerib ametlik mütopoeetika? Millest see on inspireeritud? Sa rääkisid pulikirjast või statuudist, aga kas on olemas ka asutamismüüte? Näiteks juhte, kes on midagi teinud. Toon näite. Corleonesed, müüt, mis pärineb mõnest vidanist, mis kohaliku keeles tähendab põhimõtteliselt talupoegi, eks? Neid kutsuti peringritati, neid, kellel olid alati mudased kingad väikesest külast. Corleone. Nad tõrjuvad maffia juhtkonna vaikselt kõrvale ja saavad selle juhtideks. Nii et hiljem saab sellest kuulus Corleone maffia. Aga nad tulid väikesest algsest grupist. Sa rääkisid neist 8, eks, kes said vanglas tuttavaks. Aga mis oli nende Corleoneside päritolu, miks nad sinna sattusid? Nende päritolu oli väga erinev. Seal olid mõrvarid, seal olid pangaröövlid, seal olid erinevat tüüpi kurjategijad. Näiteks üks asutajatest, Kele Yao, oli väga vägivaldne inimene, kes oli toime pannud jõhkraid mõrvu, isegi samas vanglas, kus ta kinni peeti. Kuid PSS sündis kriminaalse vennaskonnana, jah, põhikirja järgi küll, kuid see põhineb väga tugevalt isa tapmise ideel. See tähendab praegune niisiis... Vabandust, see meenutab veidi Maljana jõuku selles mõttes. Omamoodi aadellik liit võrdsete vahel, kuigi tegelikult see nii ei olnud, sest alati oli keegi, kes rohkem kasutas. Aga alati on keegi tähtsam korraldaja aju, kes niisiis... Siin on natuke, see on pärit, tuleb häälestuda Brasiilia reaalsusele. PSS-i number 1 on Marco William Camacho, tuntud kui Marco William Herbas Camacho, tuntud kui Marcola. Praegu on Marcola föderaalses vanglas kinni peetud ja kui ma õigesti mäletan, siis alates 1996 aastast. Seega on PSS üles ehitatud püramiidina. On olemas 14 koordineerimisüksus ja siis on palju erinevaid koordineerimisüksusi, mis vastutavad iga funktsiooni eest, mida liikmed organisatsioonis täidavad. Näiteks on olemas Otomesi koordineerimisüksus, mida nimetatakse ka Tomati koordineerimisüksuseks. Ma ei tea, miks seda nii nimetatakse, mis tegeleb rahvusvahelise narkokaubandusega. Selle synkroonsuse juhid või vähemalt mõned neist juhtidest on vangistatud, olnud vangis juba aastakümneid. Nii et mis siis juhtub? Juhtub see, et need vangistatud isikud on kindlasti väga-väga ammu jätnud juhised neile, kes on vabad ja peavad organisatsiooni edasi viima. Aga need rühmad siis... Nii, need ongi Comando Vermelho on Brasiilia suuruselt teine kuritegelik organisatsioon, kuid sellel on hoopis teistsugune ajalugu või mitte päris täiesti erinev ajalugu. Ka Comando Vermelho sündis vanglates, see tekkis Ilha Grande vanglas Rio de Janeiros. On olemas üks levinud arvamus, mis ütleb, et see sündis poliitvangide ja tavaliste vangide ühinemisel 1979 aastal. Minu sõber Fabio Samu kirjutas suurepärase raamatu kriminaalsete fraktsioonide algus Comando Vermelho ja Tercero Comando 2025 aasta raamatu, kus ta dokumentide põhjal lükkab selle idee ümber.
tegelikult tekkis Comando Vermelho umbes 1970ndate keskpaigas. Jah, ütle Diego. Vermelho tähendab itaalia keeles punast. Ütleme selle välja, sest peame sõna vermelho iseenesest mõistetavaks. Jah, muide, jah, vabandust, punane komando. Me eeldame, et kõik räägivad portugali keelt. Eks, aga Comando Rosso, sealt poliitvangid. Nii et, aga ei. Aga see poliitvangide ja tavavangide ühinemine tegelikult Fabio Samu näitab, et seda pole kunagi olnud. Sest 1974 aastal Ilha Grande vanglas, mis tähendab suur saar, ei olnud seal enam poliitvange. Kuni neid veel oli, toimusid hoopis tugevad kokkupõrked poliitvangide ja tavavangide vahel. Igal juhul oli nii Comando Vermelho juhtkonna kui ka PSS-i juhtkonna iseloomulik joon, ütleme nii. On see, et organisatsiooni kõrgeimates tasandites olid pangaröövlid. Markola oli näiteks PSS-i juht. Ta oli oma ajastu üks, ütleme, kõige intelligentsemaid pangaröövleid. Ja pangaröövide tõttu just nende pärast muisteti ta aastakümneteks vangi. Vanglas sai temast PSS-i jaoks võtmeisik. Seejärel 2002 aastal kõrvaldab ta koos teistega esile tõusvate PSS-i liikmetega, kõrvaldab ta PSS-i vanad juhid ja tõuseb võimule. Praegu on Markola tunnustatud PSS-i juht number 1. Ta ei ole tagaotsitavate nimekirjas, sest ta on juba vanglas. See on huvitav ja vastuoluline nagu alati Brasiilias, sest sa ütled, Markola on number 1, okei, arreteerime Markola. Ei, Markola on juba vanglas. Ja ta on vanglas tegelikult, võib-olla ongi ta just 30 aastat vanglas olnud. Filmide teemal rääkides, Mirko, soovitan ka sarja El Marginal. See on väga hea Argentiina sari. Ma ei tea, kas te leiate selle Itaalia Netflixist, aga see on väga huvitav. Mis räägibki vanglatest, sest nagu me praegu graafikult näeme ja nagu ka Francesco rääkis, siis PSS sündis just vanglatest. Ja Ladina-Ameerika vanglad on üldiselt kohad, mis on tõelised põrguringid. Ma ei taha praegu võrdlusi teha, sest ma ei ole keegi, kes võiks öelda, kas need on paremad või halvemad kui Itaalia vanglad. Me teame, et Itaalias kindlasti mitte. Me teame, et ka Itaalias on ebainimlikud vanglatingimused, millega riik peaks tegelema. Aga me räägime siin täiesti teistsugustest tasemetest, mis on täiesti kujuteldamatud. Ja siis veel üks asi seoses varem esitatud küsimusega mütopoeetika kohta, midagi sellist. Väga ilus küsimus. Kohe tuli mulle meelde Mexico, sest nagu me teame, on Mexico narkokultuuris Santa Muerte väga tähtis, just sellepärast, et Mexicos on surm nii oluline. Sellel on oma poeetika täiesti eriline narratiiv, sellele avaldatakse austust. Nagu me mäletame, on teatud Camorra maffiagruppidel Itaalias see liialdatud kultus Neitsi Maaria ja kristliku pühaduse elementide vastu. Seega on olemas väga sarnaseid elemente. Samuti on Mehhiko narkokultuuris ka surnuaedadel täiesti omaette. Peamine roll, seega on seal mitmeid elemente. Narkokorridod on hoopis ballaadid, mis räägivad kõige olulisemate narkobaronite lugudest. Kui Mencio leiti, teda ei tabatud, ta leiti ja temaga seisti silmitsi, tapeti. Mõni nädal tagasi toimus operatsioon, mis viidi läbi Ameerika Ühendriikide luureandmete põhjal. Mencio oli olnud surnud vaid mõned tunnid ja juba oli Mencio ning tema kangelasliku surma kohta narkokorriido olemas. Nii et tegelikult on selle taga terve kultuur, mis selle ümber liigub. See ei ole ainult mitopoeetika, vaid see on tõesti kultuur.
mis on ka üks raskemini lõhutavaid elemente, kui vaatame nooremaid põlvkondi. Nii et see on ka hariduslikust vaatenurgast raske element, millega tuleb tegeleda, et püüda takistada uusi põlvkondi selle tee peale sattumast. Teed, aga eelkõige selle narratiivi poole, selle võimaliku tuleviku poole. Aga siin ma tahtsin korraks, Francesco, ma tahtsin teada, mis see on. Lugu sellest hüdroteest. Koga kohta. Jah, kokaiili veetee oli, tähendab, see on tänaseni hüdrotee, mis ühendab nimelt hüdroteed Paranaa jõel, mis siis Paranaa jõest edasi viib. See ulatub kuni Argentiina sadamateni või Paraguay jõe sadamatesse ja sealt saadetakse narkootikumid edasi Euroopasse. Ma mäletan, et umbes kuni 2020 või 2021 aastani kutsuti Sebastien Marseillet hüüdnimega kokaiini veetee peremees. Sellel pildil on veel üks oluline element, tohutu Paraguay Chaco piirkond. Ma olin just ütlemas, Francesco, sa võtsid selle mul suust ära. Ja see seostub taas nende tohutute mahajäetud alade teemaga, mis meil Ladina-Ameerikas on, ning Paraguay Chaco on näiteks üks neist. Seega 250 000 ruutkilomeetrit, kas me mõistame? 250 000 ruutkilomeetrit, umbes 60% kogu Paraguay territooriumist. See ala on kontrollimatu, võimatu. Ja just see ongi, et Paraguay Chaco on kontrollimatu, suured alad Brasiilias samuti, aga mõelgem kogu jõgede võrgustikule Amazonases. See tähendab, et kui ma elasin kuu aega Belén do Parás, siis Guamá jõgi, mis on Belemi jõgi, on sisuliselt nagu meri, kuigi see on vaid Amazonase lisajõgi, aga see on nagu meri. Sa ärkasid hommikul, läksid terrassile, vaatasid Guamá jõge ja mõtlesid, et see ongi ookean. See pole isegi, ma ei saa aru. See pole isegi Türheeni ega Vahemeri, ma ei tea, mis see on. Ja seega ongi see probleem, et paljud piirialad, paljud sisemaa piirkonnad sellistes riikides nagu Brasiilia ja Paraguay on sisuliselt kontrollimatud. Paljud jõeteed. Tegelikult on siin kõik olemas. Näiteks on probleem Amazonases, kus isegi põlisrahvad on kriminaalorganisatsioonide poolt sisuliselt sunnitud osalema uimastitega seotud tegevustes. Francesco, sellele lisandub veel üks märksõna, mida varem ei mainitud. Piirid. Piirid Ladina-Ameerikas, eriti Lõuna-Ameerikas on nagu sõelad. Neid on riikide vahel võimatu kontrollida. Nii oma ulatuse kui ka looduslike tingimuste tõttu, mis neid moodustavad, on neid võimatu kontrollida. Ma mäletan seda anekdooti, mida mainisin, veetsin oma esimese aasta Ladina-Ameerikas. Ma olin Ecuadori ja Kolumbia piiril, kus tegutses FARC-i 48. rindeüksus ja seal oli mitmeid. Siil toimus väga kuulus operatsioon, mille eesmärk oli tappa Raul Reyes, üks FARC-i juhtidest Ecuadoris. Ja Kolumbia armee ületas piiri ning kuritegelikud rühmitused kasutasid piiri nagu oma koduõue. Mõtleme siis Kolumbia ja Venezuela piirile, kuulsatele trotšadele, Amazonase piiridele, Peruu, Kolumbia, Ecuadori vahel, kogu Brasiilia piirile. Nendele kuritegelikele rühmitustele on sellised piirideta alad nagu pidupäev, sest neid tohutuid ja läbimatuid alasid on võimatu kontrollida. Muide, üks elementidest, mida on võimalik avastada tänu USA luurele ja DEA-le, ilma USA luure abita on seda väga raske leida.
Need on kuulsad maandumisrajad, mis on peidetud Amazonasesse ja mida juba kasutatakse. Täpselt ilma satelliiditööta, ilma luureta, mis suudab sellisel tasemel tegutseda, ei leia sa neid üles. Need tillukesed rajad väikestele lennukitele, mis peavad vedama narkootikume, on väga raskesti leitavad. Ka sellepärast, et näiteks aastaid tagasi rääkisin ma ühe inimesega, kes oli väga lähedane PSS-ile. Tema onu omas fazendat Mato Grosso osariigis, ütleme siis Brasiilia kesk-läänes ja sisuliselt onu selles fazendas. Tal oli väike plats, millest oli saanud maandumisrada just nendele kokaiiniga laaditud PSS-i Cessna lennukitele. Aga see tähendab, me räägime ikka täiesti uskumatutest asjadest. Kui sul siin on garaaž, kuhu sa auto paned, siis neil seal on väike maandumisrada kohe fazenda küljes. Nii et tihti räägime hektaritest taimestikust, mis neid kohti sageli näiteks katab. Paljud neist Cessnavest, nagu ka Allan Diabreu raamatutes kirjutatud, maanduvad otse põldude keskel. Nad maanduvadki täpselt sinna keskele. Ole oluline tähtis on mitte lasti kaotada, aga kuidas maandumine läheb. Just nii, Täpselt. Mirko, minu arvates on üks väga huvitav küsimus. Ma ei tea, kas tahame sellesse süveneda, aga minu arvates võime midagi öelda selle kohta, kas Brasiilias on sisetarbimine suurem või on see rohkem ekspordiks? Mina olen Brasiilias elanud, vähem kui Francesco, olen elanud Sao Paulos. Sao Paulos on Cracolandia, me teame, et seal on uimasti tarbimist palju, aga loomulikult ütlen ma seda väga lihtsalt, Francesco seletab seda hästi lahti. Kallis toode läheb välja, toode, mida tarbitakse kodus, on jääk. Ja tegelikult on näha ka selle toote tagajärgi, mida kodus tarbitakse. Kallis toode, mida saab müüa Ameerika Ühendriikides või Euroopas. See makstakse eurodes ja dollarites ning välja jääb see, mida makstakse reaalides. Põhimõtteliselt, kas see on siis praak või mitte, Francesco? Jah, absoluutselt. Nii valgus on olemas, paradoks on selles, et nad toodavad seal, aga sinuni jõuab kõige halvem kaup. Ütleme nii, et kõige parem narkootiline aine, ütleme nii. See läheb välismaale, välja arvatud väike osa, mis loomulikult jääb siseturule. Neile, kes seda endale lubada saavad. Eliidile muidugi. Eliidile. Seega vastates küsimusele, jah, Brasiilia on kokaiini transiidisõlm, kust Lõuna-Ameerika idaosast liigub kaup Euroopasse. Aga mitte ainult, sest praegu on see veel ehitamisel. Ma olen sellest teemast oma blogis palju kirjutanud, tegin eelmisel aastal ka intervjuu ühe Brasiilia ajalehe jaoks. Biokeaaniline marsruut on olnud ehitamisel juba aastaid. See marsruut hakkab sisuliselt ühendama Atlandi ookeani rannikut Vaikse ookeani rannikuga. Nüüd on asi selles, mis minu arvates on tõsine, see tähendab, et see on tõsine kõrvalmõju, tõsine asi. Osa sellest biookeaanilisest marsruudist läbib Pseese mõjualasid. Sest see läbib Santost. See algab Santosest, jõuab Mato Grosso do Suli, siis Brasiilia kesk-lääne piirkonda ja seejärel Tšiilisse, jõudes Iquique ja Antofagasta sadamatesse. Minu ennustus on, et BS kasutab seda marsruuti
et viia narkootikumid sealtkaudu. See tähendab, et need saadetakse Vaikse ookeani rannikult ja viiakse Okeaaniasse ning Kaug-Ita. See on minu oletus, sest neil on organisatsioon, mis suudab sellega kõige hakkama saada. Ja siis tuleb veel öelda, et Tšiilis ei ole märkimisväärseid kohalikke kuritegelikke organisatsioone. Eriti Austraalias, kus on ka märkimisväärne ostujõud. Sisemise tarbimise kohta tahtsin ma midagi öelda. Ka sellepärast, et nüüd on BSC-sse keskmiselt jõudmas Hiina. Selle toimetamine Brasiiliast Austraaliasse üle Atlandi tähendab, et seda müüakse Austraalias 2021 aasta andmete järgi umbes $60,000 eest kilo kohta. See on väga palju. Francesco, kas sul on hinnangud, kui palju kogu see Lõuna-Ameerika suur narkokaubandus väärt on? Kogu Ameerika. Ma just tahtsin seda öelda, kas sul on see olemas, see number? Suured numbrid, millest me räägime, sadadest miljonitest. Miljarditest või sadadest. Miljarditest. See on hullumeelne, poisid. Me oleme umbes 90,000 juures. Ma annan teile numbri, mille mulle eelmisel aastal ütles üks BSC liige. See oli tol ajal veebruaris 2025. Ta ütles mulle, et hind Euroopas oli 24,000 eurot kilo kohta. Ma tean, et sellest ajast kuni tänaseni tean teistest allikatest, mis on otseselt seotud BSC liikmetega. Boliivias on hind viimastel kuudel langenud 14,000 euroni kilo kohta. Seega tegelikult mitte juhuslikult, nagu ma kirjutasin oma Latinoamericano blogis, üks eelviimane artikkel, mille ma kirjutasin, põhines allikal, kes andis mulle infot. Tundub, et ka Marokost pärit Maroko rühmitused on hakanud osalema kokaiini salakaubanduses, sest hind on nende jaoks soodne. Nii et nad võivad, kuidas öelda, hašiši kõrvale jätta, mis oli nende peamine kaubaartikkel, ja keskenduda sellele teisele. Aga ma ei rääkinud lahjendamise hinnast, Francesco, ma rääkisin ise kaubandusest, selle ulatusest, kaubandusest. See number, mis mul on piirkondlikul tasandil, mitte BSC kohta, nii et see hõlmab kõiki gruppe. Me ei räägi summast, mis oleks suurem kui selliste riikide nagu Ecuador SKT. Me räägime $90 miljardist aastas. Me räägime numbritest, mis on ulmelised. Need liiguvad. Aga ma ei tea, kas sul on see käepärast. Ma saatsin ühe slaidi, mis aitab mõista, kuhu kogu see raha läheb, sest see raha liigub läbi kogu tootmisahela. Korruptsiooni, kõik altkäemaksud, mida tuleb maksta, relvad, mida tuleb osta, täpselt. Nii et tõesti on olemas. Slide, selita neid. Nii et kõigepealt peame mõtlema, et nii keerulise süsteemi puhul nagu see, mida Francesco kirjeldab, piirduma ainult Brasiiliaga. Me mõistame, kui palju kohtunikke, politseinikke, tervishoiukeskusi, näiteks ametnikke, ettevõtteid, pankureid, teisi väiksemaid kuritegelikke jõuke, kes töötavad, et igal juhul tuleb sinu jaoks need rajad luua. Seal on terve tohutu töö ökosüsteem, parariik, mis tegutseb nende kartellide all. Nüüd alustasime sellest pildist, millest rääkis Francesco, 8 inimest vanglas. Nüüd peate te ette kujutama tohutut holdingut, see tähendab tohutut korporatsiooni, mis annab tööd tuhandetele inimestele. Nagu see oleks sõna otseses mõttes parariik. Nii et kõik, mida te siin näete, on peamine organisatsioon, millel on samas riigis või teistes riikides teised tütarorganisatsioonid. Need tuleb ikkagi ära maksta, nad teevad osa tööst. Siis on kogu logistika, infrastruktuuride osa
ja siis on veel kogu korruptsiooni osa. Ja palgad, mis tuleb maksta kõigile neile inimestele, kes töötavad riigi heaks, kuid kellel tegelikult on 2 töökohta, ehk nad töötavad ka nendele kuritegelikele organisatsioonidele. Toon teile näite. Julgeoleku- ja politseitöötajad, seega maksavad nad ka vanglatöötajatele, maksavad sõjaväelastele. Pankurid, kui olete näinud filmi Scarface, võtsid nad 10%, et panna raha panka ja seda pesta. Muidugi on see tänapäeva natuke nagu varifirmad. Näete, kuritegelikud jõugud on, huvitav on see, et kuritegelikud jõugud on samal tasemel pankuritega, see asi meeldib mulle väga. Siis on üks asi, Mirko, oluline öelda, me räägime nendest kuritegelikest rühmitustest, räägime ainult narkokaubandusest. Aga nüüd BSS-is, Francesco, sempre, peame ka aru saama, et need kuritegelikud rühmitused on oma tegevusi väga mitmekesistanud. Seega räägitakse ka muudest salakaubavedudest, näiteks kütusest, sõltuvalt riigist, inimkaubandusest, migratsioonist. Jah, viimastel aastatel on piirkonnas plahvatuslikult kasvanud ja see on loonud terve rea kanaleid, kus maffiagrupid, eriti need, mis on seotud nende kuritegelike organisatsioonidega, on tegutsenud väga tulusalt. Ja siis territooriumi kontroll, mis sõltuvalt riigist näeb takistusena kohalolekut või põlisrahvaste kohalolekut, kes seetõttu kannatavad nende rühmituste valimatu vägivalla all ikka seoses karistamatuse probleemiga või afropäritolu kogukondade kohalolekut. Hiljuti avaldasin intervjuu tõenäoliselt ühe Brasiilia tähtsaima Quilombola poliitilise esindaja Selma de Aldinaga, kes rääkis intervjuus just mai tapmisest. Bernadetsi 14. aprillil toimus kohtuprotsess, kus mõisteti süüdi nii täideviija kui ka tellija. Sest Quilombolad, kes on need, kes põlvnevad orjastatud inimestest, kes toodi Aafrikast, neid on 9000 kogukonda laiali üle kogu Brasiilia territooriumi, eriti maapiirkondades, siis nemad on need, kes kaitsevad seda territooriumi. Seda territooriumi, mida väga tihti vajavad need kriminaalsed organisatsioonid. Terve rea põhjuste tõttu, mis võivad olla kas läbipääsu tee või katteettevõtte loomine ja seega kapitali rahapesu. Nii et see kõik väljendub siis territoriaalses vägivallas, mis on natuke nagu 8 jalg. Nii et see ei ole ainult narkokaubandus, vaid kohalolek mingil territooriumil, ükskõik mis, armid, raha. Küsimus Francescole, kas sa võiksid selgitada, kuidas sul õnnestub saada need kontaktid ja allikad ilma tavajärgedeta? 1. Ja 2, miks nad peaksid rääkima ajakirjanike või uurijatega ja end paljastama? Ma tegelen palju just sotsiaalvõrgustikega. Nii et ma tuvastan inimesi, kes võivad olla huvitavad allikad või tuvastan inimesi, kes võivad olla kontaktid, et jõuda huvitavate allikateni. Siis tuleb öelda veel ühte BSS-i eripära on see, et BSS on väga edev organisatsioon. Nii et neile meeldib, seda ütles mulle üks mu sõber aastaid tagasi, kes ka ise kirjutab BSS-ist, neile meeldib, kui neist räägitakse. Ja tegelikult, kui ma panen, eriti on üks artikkel BSS-ist, mille kaane pildi ma panin Instagrami ja siis kõik terve rida subtiitreid. Näiteks, kui olete näinud filmi Inglite linn, siis seal on ühe poisi lugu, kes hiljem saab fotograafiks. Ühel hetkel satub ta keset tänavat, seal on terve jõuk. Nad näevad, et tal on fotoaparaat ja kõik hakkavad poseerima. Ja tema teeb Madonna stiilis skandaalseid fotosid. Kuid nagu Graf Uduku ütles, uhkus eelneb langusele. Sest minu arvates nad liialdavad. Neil on praegu see võitmatu tunne. Neile meeldib rääkida, neile meeldib sulle asju jutustada. Aga oli ka neid, kes rääkisid minuga teatud piirini, siis ütlesid nüüd edasi, ma ei saa sulle enam midagi öelda. Muidu ma panen end ise ette.
sest võib-olla sa avaldad teatud asju või mulle on öeldud, et ma ei avaldaks teatud infot. Ma ei avaldanud neid, asi jäi sinnapaika ja ma hoidsin allikat seni, kuni see kestis. Lisaks nendele kontaktidele räägin ma loomulikult ka Brasiilia ajakirjanikest, kolleegidega, Brasiilia politseinikest, sõpradega, Brasiilia prokuröridest, sõpradega. Sealt hakkabki siis kujunema kogu pilt, ütleme nii, ilmnevad uued andmed, ilmnevad rekonstruktsioonid ja nii edasi. Ja siis on veel see, et töö BSS-i kallal on igapäevane töö. Nii et kui on juhtunud, et mõned allikad on arreteeritud, siis neid pole enam saanud allikatena kasutada. Otsitakse teisi, võetakse ühendust, räägitakse ja siis tuleb kõik muu. Ma kasutan väga palju Brasiilia lähenemist, seda, mida nemad nimetavad Gettini või Brasileiro. Seega pöördun alati lugupidavalt. Küsin, nad austavad väga seda, et oled teadlane, õppejõud, et kirjutad neist, aga kirjutad neist analüüsi vaatenurgast, mitte niisama loba ajades. Ka sellepärast, et kes siis nendega võitlema läheb. Boliivia armee, neil on rohkem raha, rohkem inimesi, rohkem relvi. Tegelikult on probleem selles, BSS-il on see, mida mina nimetan kuritegelikuks reservarmeeks, nagu Marx ütles, peaaegu lõputu. Selles mõttes, et millest BSS põhimõtteliselt alguse sai. See saab alguse väga sügavast sotsiaalsest tõrjutusest, mida Brasiilia on endaga kaasas kandnud praktiliselt alati. Omal moel orjuse pärand ja Brasiilia vanglad on, nagu Brasiilias öeldakse, mõeldud vaestele, mustanahalistele ja äärelinnade elanikele, vaestele, Aafrika-pärastele ja inimestele, kes elavad äärelinnades. BSS ja kõik Brasiilia kriminaalorganisatsioonid on seda ise otsinud, kubernerid, brasiillased, Brasiilia riik, Brasiilia institutsioonid. See on sajandite pikkuse sotsiaalse tõrjutuse tulemus. On veel üks asi, mida ma tahan teil küsida. Kuna on tekkinud need armeed, liigub nii palju raha, nad maksavad ka kohalikele inimestele, et teilt varjata, teevad, ütleme, pettemanöövreid. Näilisi parandusi külades, et inimesed vaikiksid. Või see, et džunglites pole neil tegelikult vaja selliseid asju teha, nad hoiavad kõiki enda teada, seal varjatakse end. Mis puudutab Brasiilia organiseeritud kuritegevust, siis pigem ei kui jah, selles mõttes. BSS-i tippjuhid, samuti silmapaistvad tegelased organiseeritud kuritegevuses Rio de Janeiros. Organisatsioonidest nagu Comando Vermelho ja Tercero Comando Puro juhid elavad nüüdseks luksusrajoonides. Markola perekond elab Alphaville'i linnaosas asuvas Megavillas, mis on rajoon kinnine elamukompleks, nagu nad seda nimetavad, kus elavad väga rikkad inimesed. Markola perekond elab Alphaville'is. Markola poeg ei käi Sao Paulo äärelinnades, ta käib Pinheiroses, see tähendab, et ta käib Alphaville'is. Jõukas ülemklass lausa, Sao Paulo kõige jõukam ülemkiht. Need inimesed, need perekonnad on saavutanud selle sotsiaalse tõusu, mida nad suutsid saavutada. Kahjuks, arvestades Brasiilia sotsiaalseid tingimusi, oli see võimalik ainult organiseeritud kuritegevuse kaudu. See võib tunduda absurdne, aga nii see on. Ma ei tea. Aga kui nad on nii kuulsad, Diego, kui nad on nii kuulsad, eks? Kuidas siis nii, et näiteks mina kuulen BSS-ist esimest korda? Kui neil on nii suur soov end tuntuks teha,
kuidas on siis võimalik, et ma tean rohkem Yakuusast või Gambino perekonnast? Sest Itaalias räägime sellest sinuga, me ei räägi sellest kanalitest, see on küll suur kanal, aga me ei räägi sellest laiemalt. Neil on see soov end tuntuks teha, aga ometi pole nad veel eriti filmimaailmas esile kerkinud selles mõttes, eks. Noh, jumal küll. Netflixist leiab näiteks seriaali Irmaus, mis räägib BSS-ist, sellest BSS-ist, mida enam pole, algusaegade BSS-ist, sellest, milline BSS varem oli. Nii et need on veel 8 alles jäänud. Ei, nüüd räägitakse juba tuhandetest inimestest. Aga seega ei teata juhte, teatakse struktuuri, mis selle lõi, aga tänapäevaseid juhte ei teata. Tänapäevased juhid on teada. Jah, kõik BSS-i kõrgemad juhtstruktuurid on Brasiilia julgeolekuasutuste poolt kaardistatud. Kõik on teada, enamik neist inimestest on kinni peetud. Need, kes ei ole kinni peetud, viibivad enamasti praegu Boliivias ja mõned Paraguay's, kuid viimastel aastatel on paljud neist tegelikult Paraguay'st Boliiviasse kolinud. Viego, vaata, muidu me ei jõua välja, sest oleme juba tund ja 20 minutit siin, nii et ma pean sind kiirustama. Ei. Kuule, ma tahtsin sulle enne midagi öelda, sest kõigepealt oleme juba tund ja 20 minutit rääkinud, et proovida neid detaile natuke selgitada. Aga kus on Itaalias peavoolumeedia, mis annab sulle tund ja 20 minutit, et sellest rääkida, seda ei ole. Nii et see, mis juhtub, on see, et sellest ei räägita, sest asi on keeruline. Ma ütlen alati, Francesco, nendes formaatides lasub meil tegelikult vastutus keerukust lahti seletada. Ei saa lihtsalt niisama rääkida, tuleb selgitada, tuleb teha õiged seosed. Seetõttu teatakse sellest vähe. Ka sellepärast, et Brasiilia kinokunst jõuab siia tõenäoliselt vähem, aga nagu Francesco ütleb, on seal palju filme. Lisaks Tropadeli teile, mis räägib just sellest olukorrast, kahjuks kohutavast, kuidas Popero töötab. In determinate comunidad, que no le llamamos favelas. Ja, need on vähem soositud kogukonnad. See on tõsi, sest intervjuu, ma saatsin sulle selle intervjuu Instagramis, selle, mille ma avaldasin ajalehes El País. Miks just selline intervjuu, nagu ma avaldasin El Paísis? Itaalias ei saa ma seda avaldada, sest enne, kui sa saan selle Itaalias avaldada, tahan ma kirjutama veel 5 artiklit, et selgitada, kes on kilombolad. Ja pärast 5 artikli kirjutamist, kus ma selgitan, kes on kilombolad, saan ma teha intervjuu Selma de Aldinaga ja selgitada, mis toimub. Kas sa mäletad, Francesco, kui juhtus kahjuks ka nende 2 ajakirjaniku mõrv? Tegelikult üks oli ajakirjanik ja teine oli operaator. Üks Brasiilia aktivist Tom Phillips ja Bruno Pereira. Võib-olla kirjutasime sellest mina ja sina ja ma ei tea, kui paljud veel. Püüdsime seda teemat natuke sügavamalt uurida, aga seda ei õnnestunudki lõpuni lahti arutada. Sest oli nii palju asju, millest rääkida. Nii et igatahes Mirko, palju õnne, sest sa teed olulist tööd, et sellest rääkida. See on tõsi, ma pean aru saama. Mulle meeldib asjadest aru saada, nii et ma küsin. Peale nende nimede, mida me teame, Chapo, Pablo Escobar, Medellini kartell, muide veel üks huvitav fakt. Ma ei tea, kas te teate, aga praegu võtab Kolumbia kasutusele kiireloomulisi meetmeid jõehobude suhtes. Kohe jõuan ka Ecuadorini, sest me oleme seal Kolumbia piiri ääres. Aga Kolumbia võtab jõehobude suhtes kiireid meetmeid. Nii et Pablo Escobar, kui ta lõi oma kuulsa finka koos kõigi loomadega, finka noortele, see oli see finka. Ma olen seal käinud, olen seda vaatamas käinud, teate, et olen elanud erinevatel aegadel Kolumbias, käin seda vaatamas ja ei. Oota, miks me neid asju räägime? Ja siis inimesed ei saa aru, sest ega kõik ju ei tea Pablo Escobari lugu. Ta jõuab ühel hetkel sinnamaani, kus kõik teevad riigiga kokkuleppe ja ta ehitab endale ise vangla, kus ta tegi kõike, mida tahtis. Tal olid isegi riigivalvurid, kes kaitsesid teda teiste eest. 1990 aastal, kui presidendiks sai Cesar Gaviria, kes oli just valitud,
tegi Pablo Escobar selle kokkuleppe Kolumbia riigiga ja ta ehitab endale ise vangla. Ta paneb end sinna sisse nagu kinnipeetav. Seejärel 92 aasta juuli alguses tapab ta selles vanglas 2 oma meest, Medellini kartelli liikmed Gerardo Chico Moncada ja Fernando Galeano. Ja pärast seda 2-kordset mõrva teeb riik katse viia Escobar üle päris vanglasse. See katse ei õnnestu, sest õigupoolest oli Escobar selles vanglas relvastatud kuni hammaste otsani. Ja 22. juulil 1992, arvestades, et ta oli selle vangla ise ehitanud. Tema, olles jätnud osa välismüürist tsementeerimata, lööb müüri jalaga ja välja tulevad tema, Escobar ja teised, kes olid kinni peetud. Katedraali ehitab ta sellepärast, et eesmärk oli mitte olla välja antud Ameerika Ühendriikidesse. See oli tol ajal narkokartellide suurim mure. Ja on veel üks huvitav fakt. Nimelt on olemas, sellest on ka video olemas. Tuletage meelde, et Pablo Escobar oli teinud ka põike jalgpallimaailma. Ta oli ostnud endale ka jalgpallimeeskonna, mis suutis isegi piirkondlikul tasandil võita. Ja selles jalgpallimeeskonnas oli väravavaht. Kas te mäletate teda? Kindlasti kõik mäletavad, see oli Higuita Skorpionilöögist tuntud väravavaht. Nii et tema mingil hetkel Higuita oli Pablo Escobari sõber. Ja täpselt. Aga kui ta lähed teda katedraali külastama, on olemas video sellest, kuidas ta läheb teda katedraali külastama, kus ajakirjanikud ootavad teda väljas ja küsivad, aga Higuita, kuhu sa lähed? Ja ma lähen patrooni külastama, nad kutsuvad teda just nimelt patrooniks, nii et seal ta peatatakse ja võetakse talt võimalus mängida Kolumbia koondises. Miks nad teda külastama lähevad? Ülemus põhimõtteliselt, kui ta läks Pablo Escobari katedraali sees külastama. Kolumbia on sellistes olukordades lihtsalt midagi erakordset. Ärme raiska aega, see pole lõputu, Diego. Ecuador, ütleme enne, Ecuador on riik, millega olen väga seotud, sest elasin seal pikka aega, üle 2 aasta ja olen sinna mitu korda tagasi läinud. Ja Ecuador, nagu ütles Francesco, on riik, millel on, mis on kahjuks viimastel aastatel langenud vägivallaspiraali, kuid selle selgitamiseks peame rääkima Kolumbiast. See on ilmselt teema, millest räägivad ja mida tunnevad vaid need, kes neid aspekte põhjalikult analüüsivad. Kuid Kolumbias sõlmiti 2016 aastal ajaloolised rahulepped FARC-iga, Kolumbia revolutsioonilise relvarindega, mis loodi 1950-ndatel ja pidas seejärel väga pikka sõda. See kestab veel praegugi. On gruppe, kes ei ole rahuleppeid vastu võtnud, kuid üldiselt FARC demobiliseeriti 2016 aastal ja need rahulepped allkirjastati, käivitati kogu protsess nende inimeste 10 000, kes kuulusid FARC-i taas ühiskonnastamiseks Kolumbia ühiskonda. Ja mingil hetkel kogu see piirkond, Mirko, mis on Kolumbia ja Ecuadori piiril, kus Kolumbia riik ei eksisteerinud. Ja eriti Putumayo piirkond, seega parempoolne piirkond, kus on ka piir Peruga, need piirkonnad on väga raskesti ligipääsetavad, eriti see osa, millest ma sulle rääkisin, paremal Amazonase piirkonnad. Põhimõtteliselt, ma ütlen seda nüüd, põhimõtteliselt kontrollisid territooriumi FARC-i erinevad rühmitused ja pataljonid. Selles piirkonnas Puerto Leguizamos La Hormiga tegutses FARC-i 48. rinne. Just siis, kui mina töötasin piiril, olin ma Ecuadoris siin Sucumbiose piirkonnas. Mõnikord saabus ka 31 rinne, mis oli distsiplinaarrinne, et püüda asju veidi korda seada vastavalt reeglitele, mida FARC kui parariik kehtestas. Kui need rahulepped sõlmitakse, siis mingil hetkel need piirkonnad FARC tõmbub tagasi, seega pole enam selle parariigi kohalolekut. Kuid riik ei tule asemele, ehk siis FARC lahkub, aga riik ei tule.
ja need piirkonnad on väga tootlikud. Kokaistanduste seisukohad vaadates ületasid paljud ekvadorlased näiteks jõgesid. Seal on San Miguelo jõgi, Putumayo jõgi. Putumayo jõgi, need on kahe riigi vahelised veed, nad ületasid jõe, et minna päevatööle. Paremal näed neid kahte veekogu, San Miguel ja teine Putumayo, kus näed seal paati, sest need on laevatatavad jõed, kus on, see huvitab sind väga, kus on paadid, mis võivad ka vee alla minna, mis võivad ka vee all sõita. Need on paadid, mis olid ostetud Kolumbia poolt läbi Plan Colombia, seega Ameerika Ühendriikide rahastusega Kolumbia armee relvastamiseks. Mina nägin seda ja sattusin ise ka nuusse. Sa sõidad vee peal ja ühel hetkel jõuad jõele, mis ei ole avameri. Jõgi sõjalaev sellistes mõõtmetes, mida kasutas Kolumbia armee, see on nagu film, ma ei soovi seda kellelegi. Kui FARC lõpetab selle territooriumi kontrollimise, hakkavad sinna imbuma väga olulised ajutised organisatsioonid. Ekvadoris olid jõugud juba olemas, eriti rannikualadel, kui nad tegutsesid väiksemas ulatuses, olid kohalikud jõugud, kellel puudusid rahvusvahelised sidemed. Eriti Guayase piirkond, Guayaquil oli üks vägivaldsemaid linnu, seal toimusid kiirinimröövid, rünnakud, Quitos vähem. Kus mina elasin, selles piirkonnas, olid aastaid toimunud inimröövid, eriti just nende erinevate meetmete suhtes, millest ma enne rääkisin. Mida kasutasid ka narkokaubandusega tegelevad rühmitused, et saada rahaallikaid. Kui me räägime näiteks FARC-ist, peame meeles pidama, et see sündis 1950-ndatel poliitilise sissiliikumisena, kuid aastate jooksul muutus see Iraanis. Iirimaal, eks. Ma mõtlen, et siis ühe plaani jaoks, jah. Struktuurides, mis hiljem kasutasid ka narkootikume sellest. Ei ole kunagi konfiskeeritud. Ma saan aru ainult. Viimast asja, et öelda, et viimastel aastatel pärast tühimiku tekkimist FARC-ist, kes tegutsesid Ekvadoris, kas lepingute kaudu või tees ise otse tööd. Need väikesed kohalikud relvastatud rühmad, need väikesed kohalikud jõugud. Ühel hetkel, kui FARC enam ei olnud, tulid asemele teised tegutsejad ja kes siis tulid Mehhiko kartellid, kes võiklevad Ekvadoris territooriumi pärast, relvastades erinevate organisatsioonide harusid. Ja seega see sõda, mis meil Mehhikos on Sinaloa kartelli ja Jalisco uue põlvkonna kartelli vahel. Seda näeme nüüd Ekvadoris teiste kaudu. Seega erinevad kuritegelikud rühmitused, kes püüavad kontrolli alla saada piirkondi, eriti peamisi sadamaid. Guayaquili sadam, aga mitte ainult, sest sponsorid toetavad Sinaloa kartelli ja Jalisco uue põlvkonna kartelli. Nii et on olemas. Praegusel hetkel Ekvadoris vahendussõda. Nii et nad tahavad mängida sama mängu nendes piirkondades, see tähendab, et tagada kontroll tootmise üle ja siis see üles poole viia. Mida ma märkasin on see, et samal ajal kui teisel pool Boliivias suundub narkokaubavedu Brasiilia sadamate ja Argentiina sadamate poole, siis siin toodetakse Peruus ja Ekvadoris ning kõik liigub hoopis Mehhiko poole. Nad on sisuliselt selle ranniku valinud. Nii et nad toovad oma sõja siia. Nagu ma sulle ütlesin, on need Mehhiko kartellid, kes tahavad nende sadamate üle kontrolli saada, sest nende sadamate kaudu saavad nad otsese ühenduse Mehhiko. Mehhiko, mis nagu me teame, oli varem üks väga huvitav küsimus fentanüüli kohta ja ma arvan, Francesco Azzardo veel ühte asja. Selle aine hinna langus, nagu me enne ütlesime Euroopas, on tõenäoliselt samuti seotud fentanüüli plahvatusliku levikuga Ameerika Ühendriikides. Mis me teame, et on 50 korda sõltuvust tekitavam, nagu öeldakse, kui heroiin. See tähendab, et see tekitab 50 korda rohkem sõltuvust kui heroiin, kus kasutatakse erinevaid aineid, mida ostetakse Hiinast, kuid seejärel toodetakse seda Mehhiko jaoks. Kas fentanüül maksab konkurentsi mõttes umbes sama palju kui kokaiin? Ei, see maksab vähem.
nii et sellepärast tõi see ka hinnad alla. Ja on ka sellest. tuleb öelda, et fentanüül. Kokaiini ülepakkumine, seega jõuab seda palju kohale, toodetakse palju ja sellepärast on ka hind langenud. Jah, ka sellepärast, et rääkides Kolumbias, siis need rühmitused, kes ei nõustunud 2016 aasta rahulepetega või kes pärast 2016 aasta rahuleppeid otsustasid taas relva haarata, neid nimetatakse FARC-i dissidentideks. Need on väga erinevad rühmitused, kes tegutsevad väga erinevates piirkondades ja kellel pole enam keskset juhtimist. Igaüks peab ise raha teenima ja seega, nagu Francesco ütleb, ei ole enam ühtset tootmise juhtimist. Kõik püüavad toota nii palju kui võimalik ja müüa nii palju kui võimalik, sest tulusid on vaja ka selleks, et kontrollida territooriumi ja pidada sõda teiste rühmitustega. Samuti tegutsevad näiteks endiselt LN, Rahvuslik Vabastusarmee, koos linnatasandil tegutsevate jõukudega, Bakrim või muud jõugud. Ja Golfo klann, mis on hoopis midagi muud, kontrollib väga olulist osa Kolumbia territooriumist. Kolumbias räägime tänaseni peaaegu 20 000 relvastatud inimesest kogu riigis. Räägime hullumeelsetest numbritest, 20 000 relvastatud inimest, kes on üle riigi laiali ja ei kuulu regulaararmee koosseisu. Ja siis näiteks... On palju neid, kes on olnud armees, kes on olnud regulaararmees, kes on olnud regulaararmees. Kontaktidel lasta enne ühenduse loomist kasutada VPN-i on parim valik. See on nii enda kui ka nende kaitsmiseks. Muide, üle maailma on palju servereid ja VPN-i abil saad ühenduda ka riikidest, kus võib-olla on blokeeringud. Näiteks juhtus see Lokatelliga Süürias, samuti juhtus see teise teadlasega Armeenias, kes pidi ühenduma Armeenia ja Aserbaidžaani vahel ja ainus viis seda teha oli VPN-i kaudu. Sest kui sa ühendud oma pangaga tavaliselt ja sind nähakse nii kummalises kohas, siis ei lasta sind läbi. Kui kasutad VPN-i, siis kuigi on ka kohti, mis blokeerivad isegi VPN-e, on see siiski lisakaitse. Lisaks kaitsete kanalit ja toetate seda. Sest nagu nemadki ütlesid, kes neid asju uurivad, ei tegele kõik nende küsimustega, aga kui meie saame sellega tegeleda. Kuigi see pole kindlasti peavoolu teema, on ju sponsorite olemasolu tõttu võimalik sellega tegeleda. Seega, jutumärkides, võime ka vaatamiste pärast mitte muretseda. Siin on QR-kood, mida saate skanneerida, saate 60% allahindlust ning leiate lingi kirjeldusest ja vestlusest. See on viis teid toetada ja mina saan jutumärkides võtta riski, tuua ka mitte peavoolu teemasid, nagu me tegime hiljuti Politšeniga Sudaani sõja teemal. Pole hullu, isegi kui see ei saa 100 000 vaatamist, kuid need on erinevad teemad, mida arutellu kaasata. Samuti sellest, mis toimub Mehhiko ja Ameerika vahel, sõjast, mida Trump peab, nendest salakaubavedudest, mis muutuvad raskeks ka Ameerikas. Need zombid, keda nähakse, need kuulsad zombide videod, millest ma rääkisin, näete, kuidas asjad on omavahel seotud. Siin me räägime narkokaubandusest Lõuna-Ameerikas, Põhja-Ameerikas ja nii edasi. Kas te mäletate, kui Trump tahtis Gröönimaad? Jah, tundub nagu see oleks olnud eile. Ma just mõtlesin sellele videole, Mirko, Gröönimaa inimesed tegid ameeriklaste üle nalja. Tegid videoid ameeriklastest nagu zombid umbes nii, et kui see on kultuur, mida tahate eksportida, siis see pole just parim ja nad viitasid fentanüüli zombidele. Nii et näete, kuidas see kõik on üks mõjude ahel, mida ei teie ega mina ei saa eksportida. Mirko, kas lubad mul vaja reklaamipausi teha lihtsalt meelde tuletamiseks? Ma ei saa teha sponsorreklaami. Sponsorina ei saa ma muud reklaami teha. Ei, ma lihtsalt rääkisin Instagramist. Instagramist ta on küll, jah, muidugi. Ma lihtsalt ütlesin, et kui soovite selle kohta rohkem teavet või tahate mind jälgida, siis mulle teeb see rõõmu, sest sotsiaalmeedias püüame neid teemasid käsitleda ja teate isegi, et Itaalias pole see just eriti lihtne. Kui soovite, võite mind Instagramis jälgida. Samuti saan siis ka privaatselt teie teistele küsimustele vastata, võite mulle kirjutada. Kallis Mirko jagab teile kommentaarides lingi,
nii et kui soovite, võite mind jälgida. Ja ei midagi vähemat kui ELN-i infograafika. Ja hakkame pihta. See on viimane asi, üks asi Kolumbia kohta, sest huvitav on see, mis on ajalooliselt Kolumbias juhtunud, sest me alustame kartellidest, mis on tugevalt juurdunud linnakeskkonnas. Seega Medellin, Cali, siis viimane Norte del Valle, aga mulle tundub, paranda mind, kui ma eksin, Diego, et viimastel aastakümnetel on narkokaubandusega seotud organiseeritud kuritegevus justkui maapiirkondadesse liikunud. Ja Kolumbia areneb pidevalt, sest praegu on meil president Petro, kes muide on ametist lahkumas, ta on president. Sel aastal toimuvad valimised, nii et see on esimene kord 200 aasta jooksul, kui vasakpoolsed on võimul Kolumbia. See asutati 1821 aastal, see on vanem vabariik kui Itaalia oma. Esimest korda on meil sellist tüüpi president, kui te ei mäleta, aga esimesel aastal tegeles ta ainult rahvusvahelisel tasandil kõnede pidamisega. ÜROs esines ta sõnavõtuga, öeldes, et oleme kaotanud võitluse narkootikumidega ja seetõttu tuleb lähenemist muuta. Siis hakkas ta levitama täieliku rahu ideed ja täieliku rahuga. Ta ei rääkinud ainult ajaloolistest rühmitustest nagu LN-id, vaid ka relvastatud jõukudest nagu Golfo klann või muudest võimalikest. Nii et toimus terve rida edasi-tagasi kokkupuutepunkte, aga eelkõige konfliktikohti nende rühmitustega. Ja mis puudutab ruraliseerumise aspekti, siis siin on oluline erinevus. Francesco, sa oled seda väga hästi uurinud. Kartellid nagu Cali kartell, nagu Medellini kartell oli konkreetselt seotud teatud linnadega. Ma saatsin sulle 3 slaidi, Mirko. Cali, Bogota ja ma ei mäleta, mis see 3. linn veel oli, kus me näeme, et linnatasandil on olulisi erinevusi jõukude vahel, kes kontrollivad erinevaid piirkondi. Aga kui me räägime riigist üldiselt, siis räägime rühmitustest nagu LN-id, mis on ajalooliselt arenenud kõige raskemini ligipääsetavates piirkondades just seetõttu, et armee ei suutnud neid sealt kätte saada. Kui FARC allkirjastas rahulepingud, püüdsid LN-id neid piirkondi hõivata. LN on sissirühmitus, arvuliselt väiksem kui FARC, nad püüdsid neid piirkondi hõivata. Näete, see slaid on näiteks väga huvitav, sest see näitab, millised rühmitused on veel aktiivsed. Kas näete all olevaid numbreid? 20 000 relvastatud meest. Meil on Estado Mayor Centrali dissidentide rühmitus Segunda Marquetalia, Sierra Nevada ja Santa Marta omakaitse, seega põhjas. Ja siis üleval on veel 2 ülemses osas, seal on veel 2 täpselt LN ja Golfo klann. Nii et me räägime LN-ist umbes 2500 meest ja Golfo klannist umbes 2000. Numbrid ei ole nii täpselt kui slaidil näidatud. Aga asi on selles, et linnades, Francesco, tegutsevad juba mõned rühmitused, mis ei kattu täielikult nende peamiste kuritegelike jõudude või narkokaubanduse huvidega, kes tegutsevad. Kolumbia on aga tohutu ja need marsruudid kulgevad nagu slaidilt näha palju rohkem maapiirkondades ning on seotud mittelinnaliste aladega. Nüüd Kolumbias, eriti Darieni koridoriga, mis on Kolumbiat ja Panamat ühendav džungel, kuni 1903. aastani olid Panama ja Kolumbia üks riik, kuid see koridor ühendab Kolumbiat ja Panamat. Kogu selle inimkaubandusega, inimestega, keda on selles Darieni koridoris kaubendud, eriti venezuelalased, kubalased, ekvadorlased, haitilased, kujutage ette, seal on läbi käinud kuni 60 erinevat rahvust. Ja välja on kujunenud operatsioonide detsentraliseerimine suurtest ajaloolistest keskustest, et reageerida parajasti aktuaalsetele huvidele. Nii et see on täielikult arenemas ja siis on veel üks suur rindejoon Kolumbias,
Tuletame meelde, et Kolumbia ja Venezuela piir. Venezuela on alati toetanud juba Chavez'i aegadest alates FARC-i ja kui Maduro sai presidendiks, siis paljusid FARC-i dissidente, kes olid endiselt relvastatud, toetati nii-öelda. Territoriaalsest vaatenurgast said nad pidevalt piiri ületada ja olid kaitstud Venezuela territooriumil. Mirko pool praegu näidatavad slaidid on olulised, sest need aitavad meid mõista, et lisaks neile gruppidele, keda te varem nägite, on ka linnades sees. See siin on Bogotá. Näiteks võite näha väga erinevate gruppide tegevust. Ja esimene, see, mis ilmub kõige ülal, Tren de Aragua ei ole Kolumbia rühmitus, vaid Venezuelast pärit rühmitus. See on Venezuelast pärit. Ja üks Majutus. PSC. Tõepoolest PSC-st, ma just tahtsin seda öelda. Selgita sina, Francesco. See on liitlane. Tren Aragua ja PSC tegutsevad tegelikult, täpsustus, sest muidu mu Brasiilia sõbrad, kes kuulavad, noomivad mind. Alates 2010. aastast, see tähendab alates põhikirja 3. versioonist, pole PSC-l enam liitlasi, vaid tal on koostööpartnerid. Nii et ütleme siis nii, koostöö PSC ja Tren Aragua vahel Brasiilia põhjaosas Venezuela piiril on endiselt käimas ja see on asjaolu, mis võiks ja peaks muret tekitama, sest võimalik PSC tungimine Vaikse ookeani rannikule toetuks kindlasti tihedamale koostööle Tren Aragua ja PSC vahel. Miks tihedam koostöö? Sest neil on tegelikult ühine ajalugu. Ka Tren de Aragua sündis vanglas. Seega on tegemist vangla fraktsiooniga, mis hiljem jõudis tänavatele. Francesco, mul on revolutsiooniline idee selle kõige peatamiseks. Kaotame vanglad. Ma vaatan, nad sünnivad seal. Nad sünnivad seal. See on kõige halvem koht, kuhu neid panna. Paned kõik kõige geniaalsemad ajud kokku. Kui nad välja tulevad, on nad hullemad kui enne. Brasiilias, aga seda ütlevad isegi asjatundjad, seda ütlevad prokurörid, kohtunikud. Brasiilias on vangla kuritegevuse akadeemia. Mis siis juhtub? Juhtub see, et vaene inimene, kes varastab supermarketis, sest tal on nälg, pannakse vangi. Vanglas leiab ta, oletame, PSC liikmed. PSC liikmed lähenevad talle ja ütlevad, me teame, et sul on vaja linu, sul on vaja hambaharja, sul on vaja hambapastat, sul on vaja mõningaid mugavusi. Kuule, meie anname sulle. Seepi ma väldiksin, vot. Ei, ka seda ilmselgelt. Meie anname sulle kõik selle ja siis ära muretse, see hetk tuleb. Jah, ma tegelen sellega muidugi. Põhimõtteliselt inimeste värbamiseks. Aga nii värvataksegi. See tähendab, et vangla Brasiilias on kuritegevust soodustav asutus. Nad satuvad sinna väikese kuritegevuse tasemega, teevad väiksemaid rikkumisi, mille eest paljudel juhtudel polekski vanglakaristust vaja. Ja nad väljuvad sealt PSC tapjatena või vähemalt inimestena, kellele PSC annab teatud ülesandeid täita. Sest PSC ütleb sulle, kui sul on võlg, sa pead selle ülesande täitma. Kui sa selle ülesandega läbi kukud, oled enamasti surnud mees. Francesco, küsin ühe küsimuse, miks just praegu? Kui me rääkisime, tuli mulle muidugi meelde Kolumbia, nüüd kui me näeme Kolumbiat, saab see selgeks, miks kõigi nende fraktsioonidega, mida me oleme Kolumbias näinud, Kolumbia ajaloo ja relvastatud kuritegelike jõukudega, mis tegutsevad Kolumbia suuremates linnades, saame aru, miks. Kolumbia on maailma suurim palgasõdurite eksportija
sest Haiti presidendi tapnud palgasõdurid olid kolumbialased. Me rääkisime sellest, Mirko, Kolumbia palgasõduritest, kes osalevad Ukraina sõjas ja ma kujutan ette, et te rääkisite ka Sudaanist. Me teame, et Sudaanis on jälgi Kolumbia palgasõduritest, kes seal samuti võitlevad. Siis ma nägin ühte küsimus, selle ma võtan ette, meil on 5 minutit. nii et vaadake, 5. Ei, lihtsalt selleks, et küsimustele vastata. Kohtumiseks ei. tulevikus teeme võib-olla midagi muud, näiteks midagi konkreetsemat Mehhiko kohta, ainult selle kohta, sest me ei jõua kõike käsitleda, meil on 5 minutit. Ei, ma tahtsin öelda, minu Instagram on @DiegoBatistessa, aga Latinoamericando on Francesco blogi, mida te küsisite, Latinoamericando. Latinoamericando.org ja siis Venezuela Tren de Aragua. Muide, on väga oluline, sest mõned kuud tagasi viidi Hispaanias läbi politseioperatsioon ja üks Tren de Aragua juhtidest võeti siin kinni. Ta arreteeriti just Hispaanias, sest nende organisatsioonide kombitsad ulatuvad nüüdseks kaugele ja Tren de Aragua on eriti jõhker. See on organisatsioon täiesti süüdimatu. Toimus plahvatuslik laienemine, mis seostus Venezuela migratsiooniga. Siin tahan siiski täpsustada, see ei tähenda, et Venezuela migratsioon tooks kaasa Tren de Aragua. Aga see tähendab, et need 8,5 miljonit, peaaegu 9 miljonit Venezuela inimest, kes viimastel aastatel on riigist lahkunud. Ühesõnaga, ilma liiga sügavale laskumata, me olime sellest juba rääkinud, see tähendab, et seal ikka nii hästi ei elatud. Jah. Maduro eitas, et oleks 9 miljonit migranti. Nad kasutasid migratsioonivooga ära, et tungida erinevatesse riikidesse. Nii et täna on Tren de Aragua kohal ka Ecuadoris. Eriti tugevalt on ta esindatud Peruus, kus Tren de Aragual on üks tähtsamaid operatsioonikeskusi ja loomulikult on ta Venezuelas endiselt väga-väga keskne tegur. Ma tahaksin tagasi tulla ühe asja juurde, mida me enne mainisime. Ei ole aru saada, kust kõik need rühmitused relvi saavad, sest nad on relvastatud hammasteeni. Nii et, Francesco, 2 küsimust. Kust saavad Brasiilia rühmitused relvi? Ja teine küsimus, mida tahtsin sulle esitada, läks mul meelest ära, küsin selle hiljem. Aga see relvade küsimus tundub mulle oluline, sest meil on siis... Väga lühidalt näiteks BSS saab palju relvi vahetuste kaudu Ndranghetaga, seega narkootikumid relvade vastu. See on kinnitatud ka kohtulikul tasandil. Ja mis puudutab teisi relvi ja teisi organisatsioone, siis suur relvavool Brasiiliasse tuleb põhiliselt Ameerika Ühendriikidest. Ameerika Ühendriikidest, See on ka lihtne. Siis on veel piirkonnad nagu Texas, need osariigid, mis on kõige piiripealsemad, kus relvade ostmine on samuti üsna lihtne. Vahetused kuritegelike organisatsioonide vahel, seega narkootikumid relvade vastu. Ja Ameerika Ühendriikidest paljudel juhtudel ka Brasiilia politseipartiidest. Eriti just Rio de Janeiros, eriti mis puudutab miilitsaid. Siis need relvapartiid liiguvad igasuguseid teid pidi ja jõuavad lõpuks ka politsei kätte, jõuavad kuritegelike rühmitusteni nagu BSS või Comando Verde Medico. Allora. Vastasel juhul läheme muidu teemast kõrvale, sest aega pole. Mehhiko ja teised riigid võtame tulevikus eraldi ette. Siis muutub see liiga laiali valguvaks, inimesed vaatavad kõiki otseülekande tunde. Lõpuks nad kaotavad järje. Seega ma tänaksin väga Diegot ja Francescot. Tuletan teile meelde, et ma olen homme õhtul kell 20:30 Brescias koos Umberto Bertonelliga. Ma ütlen teile ka, kus täpsemalt, tegelikult näitan teile ka kaanepilti. Kell 20:30 siis jääme sinna veel mõneks ajaks, ma võtan kaasa ka mõned raamatud.
see on see koht, selle nimi on Sala Polivolente aadressil Via San Michele Calvisanos Brescias, mis on natuke allpool. Avatud, nii et tulge julgelt sisse ja nii edasi, see on ilus saal, tuleb selline vestlusõhtu. Tema vaatab asju just majanduslikust vaatenurgast, mina rohkem ütleme strateegilise sõjalisest vaatenurgast. Aga me peame selle vestluse ja vaatame, kuidas see dünaamiliselt kulgeb, ilma et teeksime liiga palju etteantud raame või midagi sellist. Nii et aitäh teile, aitäh meie külalistele ja kohtume tõenäoliselt teisipäeval koos Mauroga ja nii edasi, et anda ülevaade sellest, mis Iraanis toimub, peaks läbi astuma ka kindral Kapitini. Ja siis tuleme nädala jooksul tagasi Ukraina teemadega. Ka sellepärast, et väga palju ei toimu, välja arvatud mõned uudised, mille kohta oleme juba ühe lühikese video teinud. Näiteks ainult droonidega vallutatud positsioonid, natuke erilised asjad, aga suuri operatsioone praegu ei toimu. Välja arvatud juhul, kui Trumpile homme hommikul Sprite risti kurku ei lähe. Kes seda teab? Aitäh, Francesco, aitäh, Diego, head ööd kõigile! Head ööd!